Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset saadet. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskoolis turunduse õppetooli juht ja tänases saates me räägime reklaamiseadusest. Ja oma saate külaliseks olen ma palunud Diana Lintsi, kes on meil majanduskoolis juba 3 aastat seda sama teemat õpetanud ja on ka siis selle valdkonna ekspert. Ja ole hea, Diana, et alustuseks räägi natukene enda taustast, kuidas siis selline teemasid üldse huvitama hakkas ja mida sa siis täpsemalt tööalaselt praegu teed? Tere, mina olen Diana Lints. Ma töötan igapäevaselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis kaupade ja teenuste talituse juhatajana ja paljude erinevate teemade hulgas on ka reklaamiseaduse järelevalve üks teemadest, millega see talitus tegeleb. Aga tegelikult varasemalt olen ma teinud just konkreetselt sisutööd reklaamiseaduse järelevalvajana. Nii et reklaamiseadus on minu jaoks pigem igapäevane tööriist. Ja ma ütleks, et üks seadusi Eesti Vabariigis, mida ma väga hästi tunnen. Aga miks üldse sellist järelevalvet või üldse siis reklaamiseadust meile vaja on? No reklaamiseaduse vajalikkust ma ütleksin kõige rohkem ma näen tarbijate kaitsmiseks. Tarbijate, kodanike, inimeste üleüldiselt kaitsmiseks. Et kui me räägime reklaamist, siis me ju kõik mõistame, et reklaam toimib. Reklaam on see, mis viib meid toodete, teenusteni, mida siis osta, tarbida. See mõjutab tugevalt meie majanduskäitumist, meie ostuotsuste tegemist. Ja võib-olla tooksin siin kohe välja selle kõige suurema murekoha, mis näiteks on eksitav reklaam. Et kui me vaatame ringi ja näeme reklaami, mille tulemusel me jõuame kauplusesse, e-poodi, võib-olla mõne teenuseosutaja juurde ja teeme selle ostuotsuse. Ja siis tuleb välja, et tegelikult seal reklaamis esitatu ei olnud üldse õige. Et see oli eksitav reklaam. Siis üldjuhul me oleme kõik pettunud ja see mõjutab meid kõiki. Nii et kõige suurem vajadus reklaamiseadusel on kaitsta tarbijat. Kuigi turundusinimesena ma ütleksin nii, et kui tarbijat eksitatakse, et siis ühe korra võib-olla laseb ennast eksitada, aga siis korduvostu ei toimu, et siis tegelikult see on ju ettevõttele endale ka väga kahjulik, et miks siis üldse keegi tahaks nagu eksitavat reklaami teha. Ja ma olen täiesti nõus, et üldjuhul ettevõtjate poolelt on ka eksitav reklaam selline mitte kõige parem valik igatahes. Mis viibki meid lõpuks tegelikult sinna natukene, et eksitav reklaam on kahjulik tarbijale, see on kahjulik konkurendile, see on kahjulik ettevõtjale endale, et tegelikult täiesti otsast lõpuni võib-olla kehv kontseptsioon, mida üldse siis kasutada. Aga praktikas võib jõuda ka selleni, et see eksitav reklaam võib-olla ei ole tahtlikult tehtud eksitavalt. Et võib-olla on mõistnud keegi midagi kuskil valesti, võib-olla on see sõnastus välja kukkunud selliselt, et see ongi mitmeti mõistetav. Et vaatab ettevõtja ise, tema jaoks on see täiesti selge ja arusaadav. Vaatab järelevalveametnik, leiab, et nii arusaadav ja selge ei olegi, pöördub ettevõtja poole, ettevõtja selgitab lahti. Ametnik saab ka aru, et tõepoolest siin ongi võimalik seda mitmeti mõista ja võib-olla see järelevalve vihje, mis sellel hetkel jõudis näiteks kodanikult ametnikuni, siis ka tema ei mõistnud seda, et seal võib mitmeti seda mõista. Et on ka juhtumeid, kus see nii-öelda ei ole tahtlikult tehtud eksitav reklaam. Aga on ka siis juhtumeid, kus vähemalt teile tundub, et on tahtlikult siis tehtud? Ma ei tea isegi, kui tahtlikult need juhtumid on, aga on ikka neid eksitavaid elemente reklaamides kohtab. Aga alustame kõigepealt sellest, et mis siis tänapäeval üldse on reklaam, sest ju sellist suunavat informatsiooni on kõik kohad täis,
sotsiaalmeedia, nii edasi, et mida seadus ütleb, et mis on reklaam ja mis on siis võib-olla lihtsalt info jagamine? Sellele küsimusele võib-olla võiks alustuseks vastata niimoodi, et see, mis on üleüldse reklaam turundaja vaatest, on võib-olla natukene laiem kui see, mis on reklaamseaduse mõistes. Et kui me räägime reklaamiseadusest, siis seadus defineerib ära, mis on reklaam, ja reklaamiseaduses olevad nõuded ja piirangud kehtivad ainult sellisele teabele, mis on käsitletav reklaamina just seaduse mõistes. Et võib-olla toon näite juurde, et kõik turundajad saavad ju aru, et otsepost on ka väga hea reklaamikanal. Selles mõttes, et kui on oma kliendibaas tekkinud, kliendid on tellinud omale selle otseposti uudiskirja näol e-postile, siis ilmselgelt see toimib samamoodi reklaamina. Igasugused head sooduspakkumised, võib-olla sooduskupong, mis tahes seal võib olla, mis sealt välja tuleb, et see on igal juhul ju müüki suurendav turundusvõte. Aga kui me räägime reklaamiseadusest, siis reklaamiseadus defineerib reklaami kui avalikustatud teabe, ehk siis teabe, mis on kättesaadav määratlemata isikute ringile. Ja see siis tähendab seda, et see peab olema kättesaadav täiesti avalikult. Et kui me räägime sellest, et on turundusmaterjal, mis võib-olla tuleb SMS-i teel telefonile või e-posti teel konkreetselt isiku e-posti aadressile, siis sellisel juhul me ei räägi avalikustatud teabest ja sellisele teabele reklaamiseadus ei kohaldu. Ehk siis, et kui ma saadan uudiskirja, et siis seal ma võin olla natukene vabam, et ma ei pea siis neid reklaamiseaduse nüansse kuidagi täiesti järgima. Just, mis jällegist toob välja selle võib-olla kõrgema tarbijakaitsevajaduse, et kui kõndida linnatänaval, bussipeatuses, välireklaam, siis mina kodanikuna ma ei vali seda, mida ma näen seal bussipeatuses. Aga kui tegemist on uudiskirjaga või SMS-i teel saadetava turundusmaterjaliga, siis selleks, et minu e-posti aadressi selleks kasutada, ma pean olema andnud nõusoleku. Ehk siis ma teen teadliku valiku mingisugust turundusteavet saada. Aga jah, kui tegemist on avalikustatud teabega, siis olenemata sellest, kas see on netis, sotsiaalmeedias, välireklaami kandjatel kuskil õues või näiteks ajalehtedes, ajakirjades, siis seal ei ole tegemist siis tarbija poolt siukse teadliku turundusmaterjali tarbimisega. Ja seal on see nii-öelda kõrgem tarbijakaitsevajadus, millele siis kohaldub reklaamiseadus. Aga räägime alustuseks sellest ka, et reklaamiseadus, selline õppeaine on see, mida sa meil majanduskoolis loed, siis turunduse õppetoolis ja see küll ei ole väga pikk õppeaine, aga ma usun, et te kasutate niimoodi väga sisukalt neid tunde, et kui sa peaksid välja tooma need peamised põhimõtted, et mida sa nende tundide jooksul püüad meie siis turunduse õppijatele selgeks teha, et mis need on, kui sa niimoodi lühidalt loetled? No, eksitavast reklaamist me juba rääkisime, on ju, et see on peaaegu, et kõigile kahjulik, sealhulgas ka ettevõtjale endale, et kindlasti on see üks element, millest me räägime, siis lisaks võiks tuua välja veel võrdleva reklaami, mis on selline hea kontseptsioon, et kui teha reklaami, viidates justkui oma konkurentidele, et siis mina teen midagi paremini, minu ettevõte teeb midagi paremini, meil on mingisugune väga hea siis turunduskeeles insight, millele tugineda on ju, siis seda tehes justkui kaudselt viidates kõikidele konkurentidele, siis võib olla tegemist võrdleva reklaamiga. Toon jälle ühe näite, et hiljaaegu oli teemaks ühe pakiautomaadi teenust pakkuva ettevõtte reklaamiga, kus nad siis rääkisid, et nende pakiautomaadid asuvad alati siseruumis, tänu millele on ka talvisel ajal, kui on
õues väga krõbedad külmakraadid, võimalik nende pakiautomaati tellida näiteks ilutooteid, meigitooteid, mis võib-olla ei kannata kõik miinuskraadide käes olemist ja kuskil õues olemist, on ju. Mille peale konkurent kaebas Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ametile, et nad võrdlevad niimoodi, et ühesõnaga see on konkurentsi kahjustav. Tegelikult see ei ole see koht, kus see on konkurentsi kahjustav, see on see koht, kus ettevõtja tuginebki oma tugevustele, ääretult hea insight. Ma ei olnud ise näiteks tulnud selle peale varem, et üks konkreetne pakiautomaadi ettevõte, need automaadid asuvad alati siseruumis, mis tähendab seda, et tõesti on mõistlik sinna mingeid tooteid tellida. Et see ei ole see koht, kus nagu kaevata, vaid pigem see koht, kus leida see oma tugevus ja vastata sellele. Et noh, kui on need õues olevad pakiautomaadid, mis võib-olla miinuskraadide korral mingite toodete puhul ei ole hea valik, siis samas on ju seal kõrval väga palju neid tooteid, näiteks riided, mis ei karda külma ja kui nagu tugineda oma reklaamides vastu sellele, et aga meil on 24/7 võimalik ligi pääseda, on ju, et siis seal võiks olla see koht, kus siis nagu konkurent vastab sellele, et meil on ka midagi head pakkuda, meil on ka miski, mis on ainult meie poolt võimalik pakkuda. Et noh, kokkuvõttes ma võiks öelda niimoodi, et võrdlev reklaam on üks reklaamiliik, mis tegelikult tarbijale on lõppkokkuvõttes hästi kasulik. Et tarbija näeb sellest kõige paremini, mis on selles konkurentsi olukorras või turu olukorras tema jaoks võib olla kõige parem. Aga lihtsalt, et see võrdlus ei tohi siis olla kuidagi eksitav? Eksitav või siis ei tohi olla see konkurenti mahategev, kahjustav selles mõttes, et väita seda, et mul on midagi väga hästi või mul on mingisugune väga hea võimalus midagi pakkuda, on üks asi, aga et öelda seda, et me pakume palju paremini kui mõni teine, et see võib olla selline, et tasub alati mõelda selle peale, kuidas sõnastada seda reklaamis. Ja lisaks, mida veel kindlasti reklaamiseaduse aine Tallinna Majanduskoolis sisaldab, on piirangutega reklaamide nõuded. Kui me räägime piirangutega reklaamist, siis me räägime alkoholireklaamist, me räägime finantsteenuste reklaamist ja me räägime hasartmängureklaamist. Et need 3 sellist eraldiseisvat kategooriat ja nendele kehtivad nõuded me kindlasti räägime läbi. Ja lõppkokkuvõttes ma olen aru saanud, et majanduskooli õppijatele väga meeldib see teada saada, mis üldse toimub, mis on seaduses peidus ja neile väga meeldib läbi näidata õppida. Et me vaatame koos reklaame, hindame neid ja tegelikult nad lõppkokkuvõttes ka arvestuse tööks saavad ise analüüsida ja hinnata siis reklaami ja jõuda sellele järeldusele, et kas see reklaam on õiguspärane või võib ta olla mingis osas õigusvastane. Kui hästi nad siis sellega õppeaine lõpuks hakkama saavad, et ma saan aru, et seal ongi siis näide ja lihtsalt päris elust reklaam ja nad peavad siis kuidagi analüüsima. Just, selles mõttes nad valivad ise selle reklaami, mida nad analüüsivad, aga valdavalt nad saavad väga hästi sellega hakkama ja see on ma ütleks niimoodi, et Tallinna Majanduskoolis õpetades on alati see siuke kahesuunaline tee, et mina õpin ka neilt väga palju alati, et kuidas inimesed vaatavad, kuidas hindavad reklaame, kuidas mõistavad reklaamsõnumeid, et see on alati mulle ka väga huvitav ja kaasahaarav nendega toimetada. Aga sinu jutust ma saan aru, et kõige olulisem siis reklaamiseaduse nii-öelda tundmine oleks just sellele turundajale, kes toimetabki võib-olla nendes valdkondades, et kas on ju alkoholi toodetega tegu või siis on ju mingi hasartmängu teema ja mis seal veel oli? Alkohol, finantsteenused ja hasartmängud. Finantsteenused, et seda vist on ju ka päris palju. Et kas siis võib öelda nii, et turundaja, kes turundab, ma ei tea, mahla, et siis tema jaoks nagu see nii kuidagi ohtlik valdkond ei ole? Jah, täpselt nii ongi. Et mingis osas, kui me räägime reklaamiseaduse nõuetest ja just sellest piiratud reklaamist, siis me räägime
ohtlikemast, võib-olla tervist kahjustavamatest teemadest, on ju, et alkoholi tarbimine on tervist kahjustav, see on fakt, seda keegi ei üritagi ümber lükata, on ju. Hasartmängud on sõltuvust tekitavad ja see on nii-öelda ühiskonnas võib-olla suurem probleem. Ja samamoodi finantsteenused, et igasugune laenu võtmine ja võib-olla krediidituru analüüsid, mis meil näitavad, et seis Eestis ei ole kõige parem just kergekäelise laenu võtmise ja tagasimaksmise raskuste pärast, et siis need on need 3 kohta, kus võib-olla on kõige rohkem vaja sellist kõrgemat tarbijakaitset jälle. Aga kuna ma ise ei ole kahjuks sinu tundi sattunud, et siis lühidalt nii mulle kui meie saate vaatajatele, et mis seal siis on, et kas alkoholi üldse saab reklaamida? Ja. Et mis need peamised niisugused põhimõtted seal on, et mis tingimustel siis see reklaam lubatud on? Ja alkoholi saab reklaamida, aga väga piiratult. Alkoholireklaami kohta tegelikult seadus on üpris lihtne. Seaduses on välja toodud 10 elementi, mida tohib alkoholireklaamis näidata ja kõik muu on alkoholireklaamis keelatud. Lisaks on alkoholireklaamile näiteks piirangud asukohapõhised, et välireklaamina ei tohi üldse alkoholireklaami teha. Tele- ja raadioprogrammis on lubatud see alates kella 10 õhtul ja sellised aja- ja kohapiirangud, mis on alkoholireklaami sotsiaalmeedia võrgustikes, nii-öelda siis sponsitud reklaami. Metas näiteks ei ole lubatud üldse teha, aga seadus lubab alkoholireklaami avaldada alkoholikäitleja sotsiaalmeedia kontol. Ehk siis kontodele postitusi võib teha alkoholireklaami, aga seda sponsida või nii-öelda levitada ei tohi. Raha eest. Just. Et need olid võib-olla põgus ülevaade sellest alkoholireklaamist. Aga minnes edasi, siis meil on veel finantsteenused ja sealhulgas näiteks tarbijakrediit, mis on siis tavalised laenud, tarbijatele suunatud laenud. Siis seal on samamoodi väga piiratud teave, mis tohib olla reklaamis näidatud ja muidugi laenureklaami puhul on hea rääkida sellest tüüpnäitest, mis on kõikide nende reklaamide all pigem pisikeses kirjas alati, et millise summa laenamisel, kui palju tuleb siis lõpuks tagasi maksta, mis on intress ja muud igasugused tasud, mis võivad laenulepinguga kaasa tulla. Ja hasartmängudest rääkides siis kõigil tuleb meelde kohe tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga ja see ei ole sobiv viis rahaliste hädade lahendamiseks, on ju. Et hoiatav tekst on kohustuslik. Ja hasartmängureklaamis on selline huvitav nõue, et see ei tohi olla üleskutsuv hasartmängu mängima. Et mängi siin, panusta kohe, et sellised üleskutsuvad laused hasartmängureklaamis on keelatud. Aga hasartmängureklaam välireklaamina võib olla esitletud? Ja seal on ka mõned erisused. Kui rääkida hasartmängureklaamist, siis hasartmänge meil on erinevat liiki hasartmänge on. Näiteks spordiennustus, ehk siis hasartmängu seaduse järgi on see hasartmängu liik toto, aga tegelikult me räägime tavalisest panustamisest, siis sellele reklaamile on nagu kergemad nõuded, samas kui õnnemäng, õnnemängudeks on näiteks pokker, blackjack, rulett, tavalised masinad kasiinodes, kus kangi tõmmates oodatakse, kas tulevad sealt kirsid või seitsmed või mis iganes. Et sellised tavapärased õnnemängud, siis nende reklaamimine on üldjuhul üldse keelatud. Et on väga spetsiifilised kohad, kus on lubatud sellist reklaami teha. Et nende piiratud reklaamide puhul on võib-olla hästi oluline mõista ja aru saada kõigepealt sellest, et mida reklaamitakse, mis on see põhiline toode või teenus seal taga, mida reklaamitakse. Ja siis vastavalt sellele saab vaadata, et millised nõuded sellele mänguliigile või toote teenuse liigile kohalduvad. Kas loterii läheb ka või loto sinna hasartmängu alla? Ja ikka. Loterii on ka üks hasartmängulik. Loteriid pakub Eestis ainult üks ettevõte. Nii et, aga jaa, tegemist on ikkagi hasartmänguga. Ja meenub eelmisest kevadest vist olid päris oskuslikud spordiennustuse välireklaamid. Ma nüüd ei mäleta, mis ettevõte seda
tegija,aga kasutatud oligi siis sportlast seal ja pigem see oli selline nagu vastutustundele rõhuv, et ongi, et mängi vastutustundlikult, aga kuidagi selle eduka sportlase näoga, et mulle lihtsalt linnapildist jäid need silma. Ja hasartmängu reklaamid, pigem tuleb neid rohkem alati, kui mingi suurem spordivõistlus tuleb, on ju, et siis spordiennustust reklaamida on tavapärane ja nagu ikka ühiskonna järgi kõik käib, et mis on parasjagu rohkem aktuaalne ja rohkem võib-olla teemas, siis seda ka võib-olla rohkem reklaamitakse. Aga lähme nüüd konkreetsemate näidete juurde, et sa mõned sellised põnevad näited oled juba toonud, aga mis on sellised nagu peamised võib-olla siis vead või et mida sa oma töös oled tähele pannud, et tüüpilised vead, et millega siis reklaamitegija on eksinud, et? Ja neid vaidlusi on erinevaid, igasuguseid. Eelmise aasta kevadel viisime läbi sellise suurema järelevalveprojekti, just finantsteenuse reklaamide puhul siis vaatasime, kuidas erinevad laenureklaamid siis on avalikustatud ja me suunasime oma tähelepanu just Google Adsidele, sest et Google Adsidel on väga piiratud tähemärkide arv, mida saab Google Adsis kasutada ja me panime tähele, et väga palju reklaamiseaduse nõudeid jäävad Google Adsides täitmata, sellepärast et seal tekib see mahupiirang. Ja loomulikult see oli ka iga ettevõtja vastuväide kohe, et aga meil ei olegi võimalik täita neid nõudeid, sest et Google Adsidel ei ole võimalik kasutada piisavalt palju tähemärke. See ei ole kindlasti lahendus, et kui reklaamikanal või see koht siis, kus reklaamitakse, ei võimalda täita kõiki seaduse nõudeid, siis ei ole võimalik sellist kanalit kasutada. Et lahendus on tegelikult see, et see nii-öelda õigusvastase reklaami tegemist ei vabanda välja see, et reklaamikanalil on mingisugused piirangud. Et lõppkokkuvõttes reklaamiseaduse mõte ongi see, et kui soovida teha reklaami mingisugusele tootele või teenusele, siis on seda lubatud teha juhul, kui need piirangud või nõuded on täidetud. Et niimoodi lähtuda, et Google Adsides ei ole võimalik piisavalt palju tähemärke kasutada, siis me lihtsalt ei tee seda, siis see ei ole lahendus. Aga praegu see konkreetne näide on mõne sellise, ongi siis selle spetsiifilise valdkonna kohta, kus peaks olema mingi lisainfo, mis seda tarbijat siis nii-öelda informeerib või hoiatab. Just, täpselt nii. Siis, okei. Aga kas, lihtsalt vaheküsimus siia juurde, et kas teil on olnud ka täitsa sellist otsesuhtlust, ma ei tea, Google'i või Meta või selliste platvormidega, et võib-olla siis, ma ei tea, saavad seal ise midagi veel muuta, et? Google'iga ei ole olnud suhtlust, sellel teemal vähemalt mitte. Me oleme küll öelnud ettevõtjatele, kes on hädas selle tähemärkide piiranguga, et iseenesest võib ju uurida, et koostööd on võimalik teha, et äkki nad on huvitatud sellest, aga tundub, et siiani keegi seda teinud ei ole, vähemalt kuulnud ma ei ole sellest. Metaga on olnud suhtlust erinevat, näiteks sellel tasemel, et kui on reklaamid, mille avalikustajad või siis tellijad ei suudeta tuvastada, et siis Facebook võib need ise maha võtta, et kui need on kuskil sellised, kus ei olegi võimalik tuvastada, et kellele see nii-öelda kuulub, et tavaliselt need on AI-ga tõlgitud, keegi ei tea täpselt kust riigist ja nii edasi, et siis sellega on ka mingil tasemel võimalik tegeleda. Aga see on siis teie töölauale sattunud kuidagi nii, et see on olnud siis eesti keeles, et Eesti turule suunatud? See on kui on eesti keeles reklaam, siis on ta kindlasti Eesti turule suunatud, selles ei ole kahtlust. Okei, tundub täitsa nagu mingi pettus. Täpselt. Ja, et siis on võimalik suhelda ka suurte platvormidega. Aga võib-olla niisuguseid tüüpilisemaid näiteid, et mis ma kunagi olen kuulnud, et näiteks see, et mahekurk ja tegelikult, et on nagu lihtsalt, et nimi on mahe, et seal ei ole nagu öko kasvatamisega midagi pistmist. Et võib-olla sarnaseid näiteid veel ja et kas see on siis kuidagi seaduse rikkumine? Et kui müüakse seda mahekurki sellise nimega või mis on seal need seaduslikud nüansid? Nüüd sa tabasid head kohta, et toidu teemad on natukene sellised, mis võib-olla
tarbijakaitse maja pädevusest nagu väljuvad, et meil on Põllumajandus- ja Toiduamet, kes tegeleb selle toidualase teabe hindamisega siis. Et juhul, kui meil näiteks tuleb sisse selline vihje, et keegi kasutab sõna mahekurg, siis kõigepealt me palume Põllumajandus- ja Toiduametilt sellist hinnangut sellele asjale, et kas see on vastavuses, kas siin on mingisugused reeglid, et kasvatusele, tootmisele, müümisele, kas need reeglid on täidetud ja siis me saame vastavalt sellele tegutseda vajadusel. Et siis hinnata, kas võib-olla lõpuks eksitav teave või mitte. Okei, aga kui praegu ma mõtlen, mul ei tule vist mingit head teist näidet ega mõnest muust valdkonnast, mis ei ole nagu toiduga seotud, aga on ju samamoodi selles mõttes selliseid väiteid, et siis te peategi iga nagu juhtumi põhiselt hakkama seda hindama, et kas see väide nüüd vastab tõele või ei. Ja see on selles mõttes, reklaamiseaduse järelevalve on selline huvitav tööpõld, et põhimõtteliselt ei ole võimalik hinnata seda reklaami ilma, et natukene aru saaks ka sellest sisust, sellest tootest, sellest teenusest ja nii edasi. Et tõepoolest on olnud erinevaid kaasuseid, huvitavaid kaasuseid. Ma olen leidnud ennast guugeldamas, kuidas täpselt septikmaa sees toimib, et kas ja kuidas seda ehitatakse, kuidas seda sinna paigaldatakse ja kas väited siis reklaamis selle kohta vastavad tõele. Samamoodi igasugused tervishoiuteenused, mille puhul võib-olla tekib suur kahtlus kõigepealt, et kas üldse on tervishoiuteenuse osutaja, kas see teenus vastab igasugustele Terviseameti poolt antud nõuetele, eks ole, või siis näiteks toidulisandid, mis samamoodi, et toidulisandite puhul on sageli näha seda, et need on justkui imeravimid igasuguste haiguste, igasuguste haiguste või selliste tervise täpselt, et sellised terviseteemalised väited, mis samamoodi, et nende tõestamine on võib-olla natukene keeruline ja siis tuleb viia ennast kurssi, ütleme niimoodi, et mis see seis on tegelikult. Aga kas sellega toimetate ka teie või ikkagi on see siis Ravimiameti pärusmaa rohkem see toidulisandite reklaami teema? Toidulisandid on ka Põllumajandus- ja Toiduameti pärusmaa pigem, et Ravimiamet tegeleb puhtalt ravimitega. Siis tuleb veel sind kuulates kohe ongi selline Eesti bränd nagu Ecosh, et nad teevad väga-väga palju reklaami. Kas on kuidagi nendega midagi ka juhtunud, et teie lauale minu teada ei ole midagi nagu menetluses selles mõttes ei ole olnud, aga ma ei oska ka praegu niimoodi vastata, et kuidas nemad väidavad või mida nad väidavad, et seal tuleb lihtsalt tähele panna seda, et toidulisand ei ole ravim, et toidulisandile ei saa omistada igasuguseid raviväiteid. No aga kui nemad on näiteks tellinud või teinud mingi uuringu või neil on mingisugune teaduslik selline artikkel või töö, millel nad viitavad, et kas siis, et võib see menetlus tekkida küll, aga lõpuks, et kui vaadatakse, kontrollitakse neid andmeid, et siis võib juhtuda ka nii, et öeldakse, et siin reklaamis on kõik nagu okei. Jah, põhimõtteliselt see on võimalik niimoodi, kuigi reklaamiseadus ütleb küll pigem konkreetselt selle kohta, et raviväidete esitamine on lubatud ainult seaduses sätestatud juhtudel ja need seaduses sätestatud juhtumid ongi siis ravimireklaam, mis on ka eraldi reguleeritud kuskil ravimiseaduses. Aga natukene jõuame sinna mõjuisikute turunduse juurde praegu, et lihtsalt küsida nii, et kui näiteks ongi mingi toidulisandite pakkuja, teeb koostööd mõjuisikuga, ütleme näiteks Instagramis või mis iganes sotsiaalmeedias ja see mõjuisik väidab nagu läbi isikliku kogemuse. Et mina kasutasin neid toidulisandeid näiteks ja tundsin, et energiat on rohkem, magan paremini, et kas see on selles mõttes seadusega lubatud, et keegi ei saa ju hakata väitma, et tema isiklik kogemus läheb kuidagi vastuollu või? Jaa. Jällegi siuke koht, kus oleks väga täpselt vaja hinnata seda konkreetset juhtumit siis, et mis see kogemus on ja mida siis väidetakse, et kui ma niimoodi üldisemalt räägin siin, et raviväidete omistamine toidulisandile on keelatud, siis ma pigem pean silmas seda, et on müügil toidulisandid, mille puhul
sageli võib-olla isegi mõni teadur ütleb, et sellel puudub igasugune mõju üldse, on ju, ja samas väidetakse, et see parandab kõik südamerütmi häired ja ma ei tea, viib, selles mõttes, et siuksed päris raviväited, mis ei ole üldse nagu tõendatud, et siis selline tegevus on keelatud, et kui see mõjuisik räägib oma kogemusest, siis on kõigepealt suur küsimus, et kas ta teeb seda üldse reklaami eesmärgil. Et kui me istume... Et kui keegi talle selle eest ei maksa, siis ta võib vabalt rääkida. Päris nii ka ei saa öelda, sest reklaamiseadus ütleb, et reklaam on nii tasu eest kui tasuta tehtud reklaam selles mõttes. Et see, kas keegi tasu saab, ei ole oluline. Pigem on küsimus selles, et mis on see eesmärk. Et kas eesmärk on päriselt reklaamida toodet, turundada toodet, ehk siis suurendada selle toote müüki. Või on eesmärk rääkida oma kogemusest. Et sageli mõjuisikute puhul on ka see võimalik, et nad lihtsalt jagavad oma kogemust. Et kui me räägime näiteks sellest reklaamiseaduse nõuetest, siis kõikidele reklaamidele kehtivad ka üldnõuded ja üks reklaami üldnõuetest on see, et reklaam peab olema muust teabest selgelt eristatav. Ehk siis kui mõjuisik kasutab oma sotsiaalmeediakontot, ja ta kasutab seda niimoodi, et ta segamini lisab sinna postitusi oma isiklikust elust, igapäevasest elust ja samas vahepeal mõned postitused on nii-öelda koostöö tulemusel tehtud postitused, konkreetselt reklaami eesmärgil tehtud postitused, siis need reklaampostitused peaksid olema märgistatud vastavalt. Et see peaks olema see koht, mille järgi siis vaataja saab aru, millisel hetkel ta vaatab reklaami ja millisel hetkel on täpselt see, et mõjuisik avastas midagi tohutult lahedalt, tohutult vinget ja nüüd jagab oma sellist väga head kogemust oma sotsiaalmeediakontol. Ja sobibki lihtsalt see, et pannakse hashtag koostöö või midagi sellist. Ja, hashtag koostöö, hashtag reklaam, et seadus selles mõttes ei ütle ette, kuidas see peab olema tehtud, aga lihtsalt peab olema eristatud. Kui me räägime näiteks ajakirjandusest ja sisuturundusartiklitest, siis need on ka sageli lihtsalt märgistatud kui sisuturundus, et ka see on arusaadav, et sellisel juhul on tegemist reklaamiga. Aga kas mõjuisikute puhul on see ka oluline, et kui palju jälgijaid tal on või iga isik võib olla mõjuisik just reklaamiseaduse mõistes? Ja, jällegist väga hea küsimus. Reklaamiseadus täna ei defineeri üldse seda, kes on mõjuisik või et kui palju jälgijaid peaks olema isikul, et ta oleks mõjuisik. Reklaamiseadus ütleb ainult seda, et reklaam on teave, mis on avalikustatud eesmärgiga siis suurendada mõne kauba või teenuse müüki. Ehk siis olenemata sellest, kes see isik on ja kas ta on käsitletav mõjuisikuna või mitte, iga ühe postitus võib olla oma olemuselt ka reklaam. Et kui on eesmärk ikkagi midagi turundada, midagi reklaamida, mingi kauba või teenuse müüki suurendada, siis võib olla tegemist reklaamiga ka iga tavalise kodaniku kontol iseenesest. See on huvitav tegelikult, et ju mõtlen, et inimene, kes õpib turundust või inimene, kes on turundusest ka natuke kaugemal, et siis justkui tundub hästi loogiline see, et kui keegi mulle selle eest ei maksa, et siis see ei ole reklaam. Ja, mis on tõenäoliselt ka põhjus, miks reklaamiseaduses on see kirjutatud sisse, et nii tasu eest kui tasuta, et see ei saa olla see nii-öelda ainukene võimalus, et kui ma ei tee seda nii-öelda raha eest, vaid ma teen selle, ma ei tea, mingil muul koostöö eesmärgil, on ju, et siis justkui ei ole tegemist reklaamiga, et igal juhul võib olla tegemist reklaamiga. Aga teine valdkond, mis ma arvan, et millega võib-olla te olete ka päris palju kokku puutunud, on kosmeetika valdkond või üldse selline ilutööstus. Et seal ju vähemalt minu sotsiaalmeedia feed ja igale poole tuleb igasuguseid selliseid tooteid või teenuseid, mis lubavad teha mingisugust imeasja ja ma ei ole neid kõiki katsetanud, aga et mis suure tõenäosusega tegelikult seda lubadust ei täida. Et kas sul on siit mingit, ma ei tea, hiljutisest ajast mingeid näiteid, selliseid põnevaid, et... Neid näiteid tuleb ikka,
omajagu, mingitel hetkedel kuidagi suureneb veel see, et mingeid imelubadusi kuskil antakse, aga tegelikult nende imetoodete puhul on pigem võib-olla suurem efekt ja mõju sellel, kui hoiatada tarbijaid selle eest, et tasub kriitiliselt vaadata, tasub kriitiliselt mõelda ja tasub väga kriitiliselt hinnata seda teavet, mida seal reklaamis siis võib-olla antakse. Et kui ma näiteks räägin veebilehtedest, mis võib-olla on ka alati sellised natukene kahtlasemad, on ju, vaadates seda, kus on need veebilehed registreeritud, mis on siis otsast lõpuni lihtsalt reklaamlehed, need on sageli kuskil kolmandas riigis registreeritud, näiteks Panamas või kuskil veel toredamas kohas, on ju, siis nendeni jõudmine, nende menetlemine on pigem keeruline, et jõuda selleni, et kes on selle sinna üles pannud või selleni, kellele see nii-öelda domeen võib-olla kuulub. Et siis see on raskendatud, keeruline, aga et tarbijaid hoiatada selle eest, et väga kriitiliselt vaadata seda, kas see ettevõtte, kellelt siis neid võib-olla mingeid imetooteid on võimalik tellida, kas see ettevõte on üldse teada, kas on võimalik tuvastada, kelle käest üldse või kellega see leping nii-öelda sõlmitakse, nüüd kelle käest neid tooteid tellitakse. Siis teine asi on jah, tavaliselt, kui on ikkagi väga imeline see lubadus, siis seal tõenäoliselt on ka midagi, mis nii imeline ei ole. Et alustada saab alati sellest, kas ettevõte on teada, kas müügitingimused on teada, kas on teada see koht, kuhu näiteks, kui teha siis e-poest või veebilehelt tellimus, kas on see koht, kuhu on võimalik tagastada need tooted, kui need ikkagi huvi ei paku, kui need kohale tulevad. Et sellised väiksed asjad, mida tasub tarbijal alati jälgida, et see kriitiline mõtlemine selles kohas ma ütleks, et on nagu natukene positiivsem kui see, et eeldada, et keegi keerab sellised lehed kuskil kinni, sest et nende nii alati ei jõua. Et põhimõtteliselt see, mis sa ütlesid, et seda võiks see tarbija teha enne selle ostu sooritamist, Just. et vaatab ära, et kas saab tagastada, mis või noh, et mis ettevõte üldse on, sest noh, tihtipeale ei ole ju seal lehel kohe seda kirjas. Või siis kas see on näiteks Eesti ettevõte, et kui ta on kuskil välisriigis registreeritud ettevõte, kellel Eestis üldse puudubki mingisugune nii-öelda juriidiline keha, kellega üldse suhelda, puudub telefoninumber, puudub meiliaadress, et üldse kuidagi kontakti võtta ei ole võimalik, siis ei maksa sealt ka tellida. Mis on see, võib-olla natukene teemast mööda, aga mis on see tavapraktika, et kui inimene näiteks teeb mingi tellimuse, aga seda toodet ei tulegi talle kohale, see ettevõte enam ei vasta ka, et kas siis mingid ametkonnad saavad seda tarbijat aidata või siis on lihtsalt see, et ta on oma rahast ilma ja nii ongi? Oleneb jällegist sellest, et kas on tegemist Eesti ettevõttega, kui see ettevõte ikkagi eksisteerib ja ta lihtsalt tarbijale ei vasta ja raha ka ei tagasta, siis on võimalik pöörduda tarbijavaidluskomisjoni. Iseasi, kui tulemuslik see muidugi on, et tarbijavaidluskomisjon ka menetleb seda siis nii-öelda kuulatakse ära tarbija, kuulatakse ära ettevõtja ja siis komisjon teeb lõpuks otsuse, aga sundtäidetavad need otsused ei ole. Nii et ettevõtja, kui ta ei täida seda otsust, siis ta satub musta nimekirja, aga kui ettevõtjad ka see ei kõiguta, siis on selline et miskit justkui ei olegi võimalik teha. Aga kui on tegemist välismaise ettevõtjaga, siis on Euroopas ka olemas sellised vaidluse lahendamise platvormid, et iseenesest on võimalik pöörduda kuskile, aga kõige targem on ikkagi kõigepealt ise väga kriitiliselt mõelda, vaadata ja lugeda arvustusi, guugeldada kindlasti, et kas see ettevõtja on kättesaadav ja leitav. Seda ma tahtsingi just küsida, et internetis on ju väga palju just minu meelest vähemalt selliseid kahtlase sisuga lehti, kui sa lähed sinna ja siis hakkad vaatama üks soovitus ja teine soovitus ja tundub, tänapäeva AI maailmas võivad vabalt olla need kõik fiktiivsed, et kas see on ka kuidagi läheb selle reklaamiseaduse alla see, et kui on mingisugused soovitused, mis justkui nagu ei vastagi tõele või kus tekib mingi kahtlus? Ja nii-öelda fake reviews on ju. See ei ole päris reklaamiseaduse mõistes. Ometi väga mõjub. Absoluutselt, täiesti nõus. Tegemist on kauplemisvõttega. Ja kauplemisvõte ei tohi ka olla eksitav ja samamoodi need nii-öelda võltsid
arvustused siis, mis pandakse toodetele juurde. See on kindlasti keelatud ebaaus kauplemisvõte. Ja. Ja igal juhul siis, kui Eesti ettevõte seda midagi teeb, et mis sellele siis võib järgneda, et lihtsalt trahvid või? No tavapärane tegelikult järelevalveasutuse poolt on see, et kõigepealt teeme asja selgeks. Küsime selgitusi, küsime arvamust, alustame viisakalt. Et mis on ettevõtja enda seisukoht, miks ta toimetab täpselt nii, nagu ta toimetab. Sageli tuleb välja, et mingisugused siseprotsessid, kuidas toimivad ja nii edasi. Et kõigepealt alustatakse selliselt ja siis juba saab edasi vaadata, et kas vastuväited, selgitused või arvamus on siis asjakohane, kas see kuidagi pädeb, kas seaduse kontekstis on ka kõik okei, vastavuses siis kõikidele nõuetele või on ikkagi kuskil midagi, kus on siis võimalik öelda, et tegemist on ikkagi seaduse rikkumisega. Et kui on kuskil tuvastatud rikkumine, siis on võimalik menetluses sammud edasi teha. Järgmine samm siis võib-olla on ettekirjutus. Ettekirjutus on selline dokument, millega kohustatakse midagi konkreetset tegema. Näiteks kui räägime reklaamiseaduse kontekstis, et tubakatoote reklaam Eestis on keelatud, kuskil tuvastatakse tubakatoote reklaam, on võimalik siis sellele ettevõtjale teha ettekirjutus, et selleks kuupäevaks, selleks hetkeks tuleb see keelatud reklaam maha võtta ja muidugi sinna juurde on võimalik lisada sunniraha hoiatus, ehk siis kui tähtajaks jääb see ettekirjutus täitmata, siis on võimalik rakendada sunniraha, mis on siis sunnimeede, mis peaks siis motiveerima ettevõtjat ikkagi seda ettekirjutust täitma. Missugustes summades need sunnirahad siis võivad olla? See on hästi erinevalt, oleneb seadusest. Näiteks reklaamiseaduses on sunniraha määr 3200 eurot. Et kui ettekirjutust ei täideta, see tubakareklaam maha võtta, siis on võimalik rakendada seda sunniraha, mis on 3200 eurot. Aga siinkohal juhiks tähelepanu, et sunniraha on meede, et seda ettekirjutust täitma motiveerida, aga eraldiseisev on veel väärteomenetlus, et kui pandakse toime rikkumine ja näha on, et igasuguse suhtluse või sellise heatahtliku läbirääkimise teel ettevõtja ei soovi parandada oma käitumist, ei soovi maha võtta tubakareklaami, siis on võimalik iseenesest ka väärteomenetlus. Väärteomenetluse tulemusel siis tehakse trahvi, nagu liikluses, näiteks kiiruse ületamise puhul on ju. Ja näiteks väärteomenetluse puhul on reklaamiseaduses maksimaalne trahvimäär 400 000. Et see juba võiks olla selline summa, mis 400 000. motiveerib. Ja, maksimaalne määr on 400 000. Et siis näiteks keelatud tubakareklaami avalikustamise eest iseenesest on võimalik määrata siis trahv. Aga see ei ole tavapärane praktika. No jah, ilmselt keegi ei tahaks 400 000 eurot trahvi maksta, aga kas sul tuleb meelde mingi niisugune juhtum, mida sa saad jagada ka, et kus tuligi väga suur selline trahv välja? Minu 6-aastase kogemuse pinnalt ma võin öelda, et trahvideni ei ole vajadust olnud jõuda. Et me oleme küll jõudnud päris mitme kohtumenetluseni. See tähendab siis seda, kus tegelikult ettevõte ei ole nagu nõus ja minnakse lausa kohtuni välja. Mis on ka selline koht on ju, et kui ettevõtja tegelikult ei ole nõus ja meil on vaidlus pooleli, siis meil ei ole ka mõtet ju minna ja trahvima hakata selle pinnalt, et meil on täna vaidlus pooleli, me vaidleme selle lõpuni ja siis me oleme kõik targemad, kuidas siis kohus otsustab, et kuidas tuleb hinnata või tuleb seda reklaamiseadust kohaldada. Et kindlasti ei ole see trahvimine see esimene koht, millest nagu alustatakse, et ikkagi kõigepealt erinevate muude võimalustega. Aga millega minnakse, ma mõtlen, et kus lausa minnakse kohtusse välja, et kas seal on siis lihtsalt tegu väga sellise küsimusega, mis võib olla ühte ja teistpidi, et on seal lihtsalt mingi sõna, mida mõistetakse erinevalt või et kuidagi hästi selline, et inimesed võivad tajuda seda erinevalt, et. Jaa, neid vaidlusi on hästi erinevaid. On ka seda, et mõistetaksegi erinevalt,
aga mu kogemus ütleb ka seda, et natukene võib-olla tahetakse mõista erinevalt. Et suuremad ettevõtjad, kellel ei ole ka finantsiliselt probleemi vaielda, võtta esindajaid kohtusse vaidlema, et siis mõnikord võib-olla vaieldakse lihtsalt vaidlemise pärast ka, et mingisugused nõuded ja piirangud on ikkagi piisavalt selged ja mille kohta ka on igasugune muu õiguskirjandus, mis toetab ilusti seda seisukohta tegelikult olemas. Aga ja vaidlusi on erinevaid, et eks tuleb tegeleda kõigega. Kuigi sinu jutust ma saan aru, et see on ikkagi harv nähtus, kui lausa läheb kohtuni välja. Ma ütleks, et tavapärane reklaamiseaduse järelevalves on see, et kui juba menetlus algab ja pöördutakse, siis turundaja vaatest ju ka turundaja soovib alati head mainet säilitada, ta soovib, et see reklaam oleks võimalikult toimiv, et tavaliselt nagu kuulatakse ja mõeldakse kaasa, et kuidas siis saab paremini. Et me oleme hästi palju võtnud seda sihti reklaamiseaduse järelevalves, et mitte nii-öelda ainult tagantjärgi kogu aeg öelda, et see oli halvasti ja see oli halvasti ja see oli halvasti, et seal olid rikkumised, vaid pigem, et kui ettevõtjal tekib päriselt küsimus, et asi on kuskil piiri peal, täpselt ei tea, kas siin võib olla mingisugune võimalus rikkumiseks või et kuidas oleks paremini sõnastada, et mis hasartmängureklaami puhul võib rohkem üleskutsuvana tunduda, mis vähem, et siis ettevõtjad pöörduvad meie poole enne juba ja küsivad, kas siin võib olla mingisugune sihuke ohukoht tunda või pigem mitte. Ja siis me juba anname nii-öelda ette neile sellise nagu, ma ei saa öelda, et see on kooskõlastus, sest et kooskõlastamiseks nagu vajadust ei ole, aga et me saame anda oma tähelepanekud ja mõtted kaasa, et kui tundub, et kuskilt võib näiteks mõni ohukoht tulla, et siis me saame sellele tähelepanu juhtida. Oskad sa tuua ühe näite, et ei pea üldse mingit brändi või ettevõtet nimetama, aga mingi tavaline, ma ei tea, reklaamilause või et milline see siis võiks olla, et kus tegelikult on see ohukoht täitsa olemas? Ma arvan, et see hasartmängureklaam oligi kõige parem näide selle koha pealt, et seal on selline piirang, et ei tohi olla seda üleskutset osaleda mängus, on ju. Et siis on sellised nagu vaidluskohad võib-olla, et on nii-öelda otsene üleskutse, on ju, ja siis võib-olla siuksed kaudsemad üleskutsevormid, et turundaja vaatest on ju, et ikka pandakse veel visuaal ja tekst ja kõik muu kokku, et siis mismoodi see lõppkokkuvõttes välja kukub. Et kuidas see välja näeb, kuidas see visuaalselt on tajutav ja kuidas tarbija seda mõistab. Et ma ei oska ühtegi niisugust väga konkreetset näidet tuua. No ütleme, et konkreetne üleskutse oleks, et tule mängi, seda ei tohi teha, aga et mis see siis kaudne on, et Nojah, ja siis on seal kohe see küsimus, et näiteks konkreetne hasartmängu mängimine, aga kui näiteks hasartmängu korraldaja korraldab mingisuguse loosimängu oma lehel, et siis kuidas ta kutsub näiteks seal loosis osalema. Et sellised väiksed nüansid, et mille puhul siis tuleb alati hinnata, et mis see tegelik eesmärk seal taga on, mida reklaamitakse lõppkokkuvõttes, et kas reklaamitakse mängu või võib olla hoopis tegemist ettevõtja brändinguga, mis iseenesest ju ka täiesti lubatud, igati okei teha, kaubamärgi reklaami brändingut iseendale. Ettevõtjad teevad täna ka väga palju tööandja brändingut üldse, et nad nagu reklaamivad ennast üldse mitte oma, võib-olla läbi oma kaupade ja teenuste, vaid pigem, et nad on suurepärane tööandja, on ju, et igasugused sellised erinevad võimalused on olemas. Aga kuidas need vihjed teieni enamasti jõuavad, et kas te käite ise niimoodi pidevalt silmad lahti ma ei tea, tänavatel ja poodides või tulevad kuidagi teistmoodi? Vihjed tulevad erinevalt, tulevad kodanikelt, tulevad konkurentidelt, tulevad ka nii, et käid ise silmad lahti ringi, väga erinevalt, väga palju on ikkagi vihjepõhist, sellist konkreetselt vihjepõhjal toimetamist, aga järjest enam võtame ka aega, nii-öelda eraldiseisvat aega, et viia läbi mingi monitooring.
et mingisugusel hetkel võetakse ette, näiteks eelmisel aastal, nagu me viisime läbi Google Adside kontrolli, on ju, just otsisimegi Google Adsidest siis finantsteenuse reklaame, siis saime proovida erinevaid siis sisestada erinevaid finantsteenustega seotud termineid otsingumootorisse ja siis kogusime kokku sealt siis need, mis siis vasteteks tulid need Google Adsid. Kas te ise tulite selle peale, et missuguseid otsisõnu kasutada või teil oli seal veel mingi agentuur abiks, et kes nagu teisipidi neid sõnu teab? Ei, agentuuri abiks ei olnud, me pigem ikkagi ise võtsime ette ja mõtlesime, mis võiks olla sellised paremini toimivad sõnad ja mis võiks tuua päriselt need Google Adsid ka välja. Tahtsin võib-olla nende naljaga poolest küsida seda ka, et kuidas sul on, et kui näiteks tööpäev on läbi saanud ja võtad jalutuskäigu ette või vaatad mõnda ajakirja ja siis niimoodi töövälisel ajal vaatad jälle. Et kas sa siis kuidagi lased ka minna või on see niisugune ametialane vastutus ka, et siis jätad meelde ja hommikul siis hakkad tegelema või pöörduma nende poole? Jah, see on väga hea küsimus. Tegelikult on nii, et on palju seal telefonigaleriis ka neid klõpsusid, mis on tehtud, kas või lihtsalt selleks, et pärast mõelda ise läbi, et mis siin täpselt on, mida reklaamitakse, kas siin võib olla mingisugune rikkumine, kas võib olla mingisugune murekoht nagu kuskil. Sotsiaalmeediast ma ei hakka rääkimagi, siis on seda kuvatõmmist veel nii lihtne teha ka sinna telefoni, et seda juhtub ka palju, et sihuke väike hasart on alati sees, et mis toimub ja kuidas toimub ja kuna ma eelmisel aastal tegelikult käisin BFM-is reklaami ja kuvandiloome mikrokraadi tegin veel, siis mul on alati sihuke väike turundaja vaade ka selle asja poolt, et mulle meeldib ka nagu sellest vaatest läbi mõelda, et mis on nagu paremini toimiv, mis on kehvemini toimiv, et mis on, et sihuke üleüldine huvi kogu selle asja vastu, et see on võib-olla selline edasiviiv jõud. Kuulates sind, mul ongi jäänud tegelikult selline mulje, et hästi huvitav on see sinu perspektiiv, nagu teisipidi on ju, aga et samas just turundaja tegelikult võiks täitsa sinu käest nõu küsida niisama, sellepärast et sul on see, kuidas mingid asjad kokkuvõtvalt toimivad, just nagu teisest perspektiivist olemas, et päris huvitav ja et sa oled ka õppinud seda, et ka niisugune põnev täiendus siia juurde. Alkoholireklaamist me juba rääkisime, aga alkoholiga seotud üks selline küsimus, et alkoholitootjatel on ju tihtipeale ka alkoholivabad tooted. Minule need alkoholivabad tooted meeldivad rohkem. Ja tegelikult on nagu hea, et nad teevad ka selliseid tooteid, on ju, et kui sa lähed peole, et siis võib-olla isegi keegi ei saa aru, et on sul seal õlu või nagu ilmakraadita jook. Ma olen kuulnud sellist arvamust, et see tundub täitsa pädevat, et tegelikult alkoholitootjatel ongi tihtipeale need alkoholivabad tooted nagu selles mõttes kasuks, et nad saavad neid ju reklaamida. Nende bränd on ju sama, bränd on kuskil siis linnapildis või telekas või kus iganes mujal, on siis inimestel silme ees ja mõjub. Et ma ei tea, on see nii, kas siis alkoholivaba toote reklaam on nagu vabalt lubatud, mis siis, et see logo ja kõik on seal sama? Ja see alkoholireklaamist rääkides tõesti, alkoholireklaam on alkoholireklaam. Et alkoholireklaami väga rangeid piiranguid ei saa laiendada alkoholivaba toote reklaamile. Et taaskord see koht, kus ma ütlen, et alustada tuleb sellest, et hinnata väga täpselt seda, et mida siis reklaamitakse. Et kui tegemist on alkoholivaba joogireklaamiga ja sellel joogil, et see on päriselt alkoholivaba, on ju, et olenemata sellest, et ta pakend on võib-olla täpselt samasugune, nagu on mõni alkoholne jook, siis sellise reklaami puhul need alkoholireklaami piirangud ei kehti. Tõesti, see on täitsa tõsi. Aga see on ka see koht, kus tegelikult on ju siis võimalus reklaamida, on ju, et me kõik ju saame aru, et kaubamärgi reklaam on üks hea osa sellest turundusmaastikust, et selle kaubamärgi lisada siis alkoholsele tootele ja alkoholivabale tootele, siis isegi kui ei saa seda alkoholi nii vabalt ja nii hästi reklaamida, siis alkoholivaba toodet igal juhul saab. Siit võib-olla viskakski õhku kohe sellise mõtte, et tegelikult igasugune selline branding on selles mõttes võib-olla
eriti just piiratud reklaamikategooriatest rääkides hea võimalus, et kui me räägime reklaamiseadusest ja me räägime nendest piiratud reklaamikategooriatest, siis me räägime alkoholireklaamist, finantsteenuste reklaamist ja hasartmängu reklaamist, eks ole. Et hästi spetsiifilised need nagu tooted, teenused seal taga, aga samas brändingu tegemine on alati natukene vabam, et kui on alkoholitootja, kelle kaubamärk võib-olla ei ole nii spetsiifiliselt ainult ühe alkoholse joogi kaubamärk, vaid laiem, et siis seda kaubamärki on võimalik ikkagi reklaamida ja pigem kergelt ja vabalt. Samamoodi finantsteenuste puhul, et me räägime laenureklaamist, me räägime mingisugustest kindlatest finantsteenustest, mille reklaamile kohalduvad piirangud. Aga kui me räägime näiteks finantsteenuse osutaja brändingust, siis neil seda on võimalik teha. Nad saavad ikkagi jätta selle mulje, et nad on kõige paremad klienditeeninduses, nad on väga tarbijatele orienteeritud, abivalmid, igasugused muud sellised võib-olla tarbijate jaoks hästi olulised osad. Et alati ei pea reklaamima seda väga konkreetset teenust või toodet, aga et teha üldisemat brändingut. Et see on alati natukene vabam reklaamiseaduse kontekstis. Jah, seda on siis hea teada, kes siis nendes valdkondades toimetavad. Et sa juba oled seda maininud, aga võib-olla veel eraldi küsimusena ka, et kui nüüd turundusinimesel ikkagi tekib mingisugune küsimus, et kas see, ütleme, planeeritaksegi suurt kampaaniat, et kas kõik ikkagi on niimoodi seaduslik, et kus ta siis kõige kiiremini abi saab? Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist tõenäoliselt, et me ei saa osutada otseselt õigusabi avaliku sektori poolt siis nii-öelda, aga me oleme koostanud väga palju erinevaid juhendmaterjale, muuhulgas ka selliseid 1 A4 pikkuses olevaid meelespeasid, et näiteks alkoholireklaamile, finantsteenuse reklaamile ja hasartmängu reklaamile, mis on võib-olla sellised tugevamad piiratud reklaamiliigid, on ju, et siis on selline 1 A4 pikk kõiki nõudeid hõlmav võib-olla one-pager oleks kõige õigem. Aga need on teil siis kodulehel olemas või guugeldades leiab kohe üles? Jah, just TTJA kodulehelt leiab kõik, seal on eraldi kategooria, kus on juhendid kirjas, aga ma usun, et guugeldades tulevad need ka välja. Et kindlasti on need juhendmaterjalid hästi kasulik ennem läbi vaadata, kui päris pöörduda TTJA poole küsimusega. Et pöördumise puhul tuleb arvestada, et 15 päeva on aega vastata. Ja kui pöördumisi on väga palju, siis paraku need tähtajad kipuvadki nii olema, et see seal 14.–15. päeval on see vastus siis lõpuks päriselt võimalik anda. Ma olen täheldanud, et seda varianti kasutavad hästi palju meediamajad, et neile tuleb tellimus, mingi reklaam avalikustada, ja siis nad küsivad, kuidas sellega on. Kas võib lasta laivi või ei peaks praegu, et seda võimalust ikkagi kasutatakse ja küsitakse. Lisaks näiteks oleme käinud ka reklaamiagentuurides vajadusel nii-öelda koolitust tegemas, et siin majanduskoolis ka õpetades see materjal iseenesest on olemas, et millised nõuded kehtivad ja mis on võib-olla head näited turupraktikast, läbi mille on väga hea õppida. Nii et kellel on küsimusi ja soove, siis võib vabalt meie poole pöörduda, et me hea meelega mõtleme kaasa ja me väga hea meelega tegeleme suuresti ennetustööga kui sellega, et lõpuks on keelatud reklaamid päriselt avalikustatud. Aga üks küsimus, mis tihti tekib selle teemaga seoses, on see, et kes see siis vastutab? Et kas vastutab see ettevõte, kas vastutab see kanal või näiteks kui on välireklaamiga tegu, et see, kes selle välireklaami siis nagu lasi üles panna, kui on telereklaam, et kas on hoopis see telekanal, et jah, kes see vastutaja siis on või kellele trahv tehakse? Nad kõik. Vastutavad kõik. Tellija, teostaja, avalikustaja. Tellija on siis ettevõte, kes reklaami tellib, kelle reklaam tavaliselt on. Teostaja on näiteks juhul, kui on see vahelüli agentuuri näol, ehk siis reklaami tegija, meisterdaja. Ja avalikustaja on siis see, kelle pindadel
on võimalik siis reklaam päriselt kättesaadavaks teha lõpuks. Et tegelikult on neil kõigil kohustus vaadata, et reklaamiseaduse nõuded oleks järgitud ja siis vastutavad ka selles, et siis keelatud reklaamid ei jõuaks tegelikult avalikkuse ette. Mis puutub nüüd meie töösse järelevalve poolt, siis vastutusele võtmisel nii-öelda, siis et kelle poole pöördutakse, on siin niisugune mitme otsaga asi, et kui näiteks on keelatud reklaam avalikustatud, siis esimene mõte või esimene soov on see reklaam võimalikult kiiresti maha saada. Siis on esimene koht, kuhu pöördutakse avalikustaja, sest et tal on see reaalne ligipääs, et see reklaam kiirelt maha võtta. Kui on tegemist aga võib-olla näiteks kui me räägime hasartmängu korraldajatest ja finantsteenuse osutajatest, on ju, siis seal pigem on selline iga-aastane tavapärane järelevalve, mis käib, on ju, jälle teeme projekti, vaatame üle, milline seis nii-öelda turul on, siis seal tavaliselt on adressaat siis nii-öelda menetluse raames, et kui me kirjutame juba, et siin on mingisugune õigusvastane element kuskil, siis tavaliselt ongi see reklaamitellija, ehk siis see, kelle reklaamiga on tegemist. Et näiteks finantsteenuste puhul on hästi oluline ka see, et milline see toode või teenus, mida reklaamitakse on, ja selle kohta oskab kõige paremini selgitusi anda see ettevõte ise, kes seda teenust osutab. Et siis vastavalt sellele, mis on kõige tõhusam, kõige nii-öelda parem meede või kellel on kõige parem võimalus seda olukorda lahendada, siis tavaliselt selle poolega pöördutakse. Aga vastutavad kõik. Seda on huvitav teada, et justkui mõtleks, et ikkagi see ettevõte või nii-öelda tellija on see, kes vastutab kõige rohkem, aga samas on ka loogiline see, et see, kes on selle avaldanud, et nende poole pöördutakse siis kõige rohkem. Ja samas jällegi see, kes on teostaja, et ju võib olla väga loominguline inimene, aga võib-olla pole reklaamiseadusest üldse midagi kuulnud. Just. Et tuleb väga selline põnev idee ja ei mõtlegi selle peale, et seda tegelikult ei ole kuidagi nagu õige siis nii-öelda silmad ette viia. Aga kuidas, me siin Turundustaskus viimastes saadetes ei saa üldse üle AI tööriistadest, et ju mõjutavad väga paljusid valdkondi, et kuidas sa ise enda ametist lähtuvalt seda näed, et kas sa oled näiteks ise katsetanud, et söödadki ChatGPT-le näiteks sisse ühe reklaami, kus ilmselgelt on siis tegu mõne rikkumisega ja küsidagi näiteks, et vaata reklaamiseadust ja too välja, et kas siin on tegu siis seaduse kuuleka käitumisega või siis rikkumisega, et oled sa katsetanud? Niimoodi ei ole. Niimoodi ma ei ole katsetanud seda asja. Aga ühe näite võin küll tuua, täitsa päris elulise näite. Hasartmängu reklaamile on reklaamiseaduses veel selline nõue, et hasartmängu reklaam ei tohi viidata sellele, et hasartmängu mängimine suurendab sotsiaalset edukust. Ja see sotsiaalne edukus on niisugune hästi huvitav mõiste, et mis see täpselt on, kuidas seda mõistma peaks, seda seadus ei defineeri mitte kuidagi. Nii et selle kohta ma küsisin ChatGPT-lt, et mis asi on sotsiaalne edukus, et kuidas seda nagu mõistma peaks. Ja see vastus, mis sealt tuli, andis mulle aimduse, et sellist mõistet ei olegi võimalik sisustada niimoodi objektiivselt, et seda oleks võimalik järele valvata, sest et sealt tuli selline selgitus siis, et sotsiaalne edukus on miski, mis sõltub igaühe kultuuriruumist, sotsiaalsest ringkonnast, võib-olla haridustasemest, intellektuaalsest tasemest, et põhimõtteliselt seda ei olegi võimalik niimoodi järele valvata, et me vaatame peale ja me suudame öelda, kas siin on rikkumine või mitte. Et selle koha pealt täitsa niisugune, ma ütleks, et väga adekvaatne vastus oli mu küsimusele, mis asi see sotsiaalne edukus võib olla, aga reklaamiseaduse kontekstis väga kehvasti, et see on seal niimoodi sõnastatud, et seda selles mõttes turuosalistel on küsimus, et mis asi see siis on, kuidas seda mõista tuleb ja samamoodi siis meil kui seaduse rakendajal järele valvates, et mismoodi seda siis mõista tuleb ja mis on see osa siis võimalikust hasartmängu reklaamist, mis võib olla siis rikkumises. Et täiesti selline mitmeti mõistetav. Aga kuidas te siis, ma ei tea, siiamaani olete hakkama saanud selliste vihjetega, et kui keegi konkurent ütleb või tuleb teile siis kaebus näiteks, et läheb justkui selle sotsiaalse edukuse punkti alla, aga kes see selle siis lahti mõtestab?
No eks meie peame tegema seda, aga ega ei ole olnud ka selliseid vihjeid päris ausalt, et see on, sellele on tähelepanu juhitud ka siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, et see võib-olla on üks koht, mille osas kindlasti võiks mõelda selle peale, et võib-olla see seadus vajab täna muutmist, et see ei ole nagu rakendatav nii, nagu ta täna seal kirjas on. Aga mis ajas see praegune kehtiv reklaamiseadus siis meil üldsegi on ja kui palju või kuidas ta saab nende tehnoloogia arengutega kaasas käia, et noh, tehnoloogia areneb ilmselt palju kiiremini, kui on seadusloome, et on seal olnud viimasel ajal mingisuguseid selliseid arenguid, muudatusi? Sellisel kujul seadus oli vastu võetud aastal 2008, päris ammu, aga näiteks alkoholireklaami nõuded või need ranged piirangud, mis praegu siis kehtivad, võeti vastu aastal 2018, ehk siis tunduvalt hiljem, aga siis muudeti ainult alkoholireklaami sätet selles mõttes. Kui nüüd täpsemalt veel lähemalt rääkida sellel teemal, siis tegelikult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on juba välja töötanud uue reklaamiseaduse või vähemalt loonud siis väljatöötamiskavatsuse uueks reklaamiseaduseks. Seal on käsitletud väga palju erinevaid teemasid, ka meie TTJA vaatest andsime sisendit. Meie siis järelevalve vaates anname sisendit selliselt, et mis on rakendatav, mis ei ole nii hästi rakendatav, et kus siis nagu seadus vajaks täpsustamist või paremini sõnastamist, et ta oleks päriselt kasutatav nii turundajatele kui ka meile järelevalves. Aga eks paistab, mis sellest saab. Et ma saan aru, et praegu hetkel on see olukord natukene seisma jäänud ministeeriumis, aga teisel poolaastal, nüüd 2025. aastal lubati see uuesti käsile võtta ja siis võib-olla ühel hetkel meil on ka seadus, mis arvestab tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega, et täna seadus jah, tõesti, pigem selles vallas on sõnaaher, et reklaam on väga laialt defineeritud, põhimõtteliselt iga asi võib olla reklaam, aga jah, täpsemalt siukseid tänapäevaseid lahendusi, et alustades sotsiaalmeediast või mõjuisikute tegevusega, siis seaduses midagi selle kohta defineeritud, täpsustatud või sellele mingisuguseid erireegleid pandud ei ole. Et reklaam peab olema muust teabest eristatud ja reklaamis peab olema teada alati, kes on selle reklaami tellija, on sellised põhilised nõuded, aga kõik muu on reklaamija teha, valida. Siin oleks võib-olla asjakohane küsida, et aga kui sul oleks endal võimalik midagi praeguses reklaamiseaduses muuta, et mis sa ütleksid, mida sa nagu kindlasti muudaksid seal? Ja ma ütleksin ikkagi uuesti seda, et see seadus võiks olla ühetaoliselt mõistetav kõigi jaoks, nii järelevalvaja kui turuosaliste jaoks ja seadus võiks arvestada võib-olla jah, natukene rohkem tänapäevase kontekstiga, et kuidagi mõjuisikud on suur osa turundusmaastikust kahtlemata, et võib-olla natukene paremini reguleerida selliseid kohti, mis täna ei ole nii täpselt reguleeritud, sest et maailm on lihtsalt nii palju arenenud. Ja lõpetuseks, et hakkame otsi vaikselt kokku tõmbama, kuigi juttu siin jätkuks pikalt ilmselt, et hästi jällegi siuke põnev valdkond ja oluline valdkond, et kuna meil Eestis siiski on varsti tulemas kohalike omavalitsuste valimised, et siis tahtsin küsida poliitreklaami kohta ka, et kas reklaamiseadus kehtib ka siis poliitreklaamile või on seal mingisugused erisused? No poliitreklaam on selline huvitav nähtus reklaamiturul, reklaamimaastikul üleüldiselt. Ma ei ütleks, et reklaamiseadus kohaldub päris poliitreklaamile. Poliitreklaam on üks osa, millega kasutatakse õigust ennast poliitiliselt väljendada, et see poliitiline väljendusvabadus on lihtsalt osa demokraatlikust riigist ja kandidaatidel on õigus oma mõtteid
näidata, rääkida, edastada ja samamoodi on õigus kõikidel kodanikel neid mõtteid kuulda, et teha siis valimistel oma parim valik, omale sobivaim valik. Et kindlasti ei ole poliitreklaami puhul tegemist sellise tavapärase kommertsreklaamiga, mis muidu selle reklaamiseaduse kohaldamisalas võib-olla on ju, aga iseenesest, kui me räägime sellest reklaami mõistest, et reklaam on teave, mis on avalikustatud näiteks avalikes huvides isiku käitumise suunamise eesmärgil, et justkui tavapärane sotsiaalreklaam, siis iseenesest poliitreklaam ei ole välistatud reklaamiseaduse alt, et näiteks kui oleks olukord, see oli tegelikult üks päris juhtum, et olukord, kus poliitik oli teinud poliitreklaami ja kasutanud seal lapsi, ehk siis videos näidati lapsi, kelle vanemad ei olnud andnud nõusolekut neid lapsi seal näidata. Et siis sellisel juhul on küll, et see reklaamiseadus sätestab väga konkreetselt, et ilma vanema nõusolekuta ühtegi last reklaamis näidata ei tohi, et siis seal justkui oli see võimalus. Aga kui me räägime näiteks eksitava reklaami keelust ja me räägime sellest, et meil on demokraatlikus riigis võimalus esitada oma poliitiline vaade, näidata, mille nimel võideldakse ja et seda ei saa hinnata, et kas see lõpuks realiseerub, sest et demokraatlikus riigis on alati keegi, kes peabki sellele vastu seisma, peab sellele vastu vaidlema, on ju, et opositsioon toimetab oma ette. Et siis eksitavaks neid reklaame, mis võib-olla 5, 10, 15 aastat tagasi kuskil avalikustati, täna enam ei olegi mõtet neid nii-öelda menetlema ju hakata. Et selles mõttes ma ei saa väita, et täielikult kohaldub reklaamiseadus kui poliitreklaamile. Jah, no miks ma seda küsin, et mul endal kuidagi on meeles 2023 märtsist, märtsi alguses olid meil on ju Riigikogu valimised, et siis sellest ajast üks reklaam, ma ei hakka nimetama, kes tegi, aga kuidagi selgelt oli nagu ühesõnaga, et reklaamiseaduses oli kirjas, et sa ei tohi seal halvustada teisi inimesi, sa ei tohi süüdistada justkui nagu alusetult nii edasi, aga ometi just mingi 2 päeva enne valimisi, siis selline reklaam ja televiisoris jooksis. Ja siis ma lihtsalt ise üllatusin, et huvitavad, kas olen mina midagi valesti aru saanud või et tõesti poliitreklaam kuidagi siis nagu reklaamiseaduse alla ei lähe. Et ma saan aru, et info või et mida sa tahad nii-öelda tuleviku vaates teha, et see on natukene teine asi, mida hinnata versus see, et kui seal on mingi konkreetne selline ja et päris halvustavaks minna, on ju. Ja see on ma ausalt öeldes ei kujutagi ette, mismoodi see peaks olema lahendatud sellest vaatest, et iseenesest täna meil Euroopa Komisjon tegi ka poliitreklaami läbipaistvuse määrusega, aga mitte miski ega ka see sama määrus, mis tuleb poliitreklaamile, ei kehtesta reegleid reklaami sisule. Et kõik need on pigem läbipaistvusreeglid, et tuleb näidata ära, kes on reklaami rahastaja ja muud sellised olulised asjad on ju erakonna vaatest, aga et sellist konkreetselt, et mida reklaamis tohib esitada ja mida ei tohi esitada, et seda justkui ei reguleeri miski. Aga mis sa ise ütleksid siia lõpetuseks tarbijale, et sa oled neid asju nii palju näinud ja oskad seda siukse võib-olla palju sügavama pilguga vaadata, et lõpuni te kahjuks tarbijad kaitsta ei saa, nagu ma olen siin aru saanud, et mõned siuksed soovitused, et jah, et kuidas siis lihtsalt ise olla nagu kuidagi tark tarbija. Ja reklaami vaatest kindlasti tasub olla, säilitada kriitilist meelt, et iga ime lubadus ei pruugi olla päriselt nii-öelda siis see realiseeruv ime, et tasub väga kriitiliselt hinnata seda teavet, mis isikuteni jõuab ja nähes kuskil reklaami, mis ei tundu päris õige, tasub alati vihje saata TTJale. Et Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Amet, meil on e-posti aadress on info@ttja.ee. Meie jaoks on vihjed hästi olulised, sest et vihjete järgi me tabame paremini ära, mis on see turuolukord, mis on võib-olla valupunktid turul
ja vastavalt sellele me saame oma järelevalve fookust suunata. Me saame välja mõelda, mis on järgmisel aastal tööplaanis vajalikumad projektid, millele peaks tähelepanu juhtima, kus need nii-öelda probleemkohad võivad olla. Et kindlasti toonitan siinkohal, et iga vihje ei jõua menetlusse, et me alati hindame. Meil on selline riskiprofiili järgi hindamine, et ilmselgelt on asukoha ja võib-olla avalikustamise aja põhjal võimalik hinnata seda, et mis on nii-öelda suurem oht, mis on väiksem oht. Et kui on kuskil Eesti väikelinnas bussipeatusesse trükireklaam pandud välja, on tegemist väiksema ohuga kui Tallinna kesklinnas suure mastaapse välireklaamiga reklaami puhul, et me hindame hästi põhjalikult seda, millele me oma fookuse suuname ja tegeleme nagu olulisemate asjadega selles kontekstis. Aga see ei tähenda, et meie jaoks ei ole iga vihje väärtuslik ja kasulik, et selle koha pealt ma julgustan väga kõiki meile vihjeid saatma ja ma julgustan väga kõiki turundajaid küsima. Kui on päriselt küsimus ja häda käes, siis info@ttja.ee ja vaatame, leiame lahenduse. Aga suur aitäh tulemast oma teadmisi kogemusi jagamast, nii siis meil majanduskoolis kui siis ka saate vaatajatele ja edu ja siis ka kõikidele vaatajatele aitäh ja kohtumiseni! Aitäh!